Tere tulemast kõikidele. Nii armas, et te leidsite aega siia tulla, et nagu hea filmikaaslane Maie ütles, et oli põhjus tulla linnaekskursioonile, eks ole. Et nii mõnigi vist ei ole see kesklinna tükk aega sattunud. Nii et kui igaks juhuks, et kui keegi tunnes, me tutvustame, tema on Liia ja mina olen Siire. Ja soovime teile tõesti kõikidele ilusat kevade algust, et siin küll pimeaga väljas on päike, kevad, aiahooaeg algab, elu on tõesti liigne, eks ole, et mina arvan, et mõnes aias juba äkki sajab saia ka. Nii et ja siis, kuna ma Liiale lubasin, et rohkem räägin mina ja siis ta segab vahele vahepeal, eks on, siis nii teemegi. Et me hakkame siis raamatust peale, et mis raamat see selline on üldse. Et jällegi alles hiljuti küsis minu käest üks inimene, ütles, et niisugune naljakas pealkiri, et no mis seal sees siis on? Et ma siis ütlengi, et kõigepealt on see kirjas, et see on elustiiliraamat ja ta on ka elustiiliraamat, sest et aed kui ja aiaga koos elamine ongi meie elustiil. Et kuidas seda nüüd parasjagu võtta ja tõlgendada, raamatus on seda mitmed pidi edasi-tagasi lahti kirjutatud, et jäägu see avastada, eks ole. Aga ta on ka kahtlemata kokaraamat, sest no kuulge, Liia nimi on ju kaane pärast, ei saagi teisiti olla. Ja Liia ütles mulle eile, et on 70 retsepti raamatus, ma seda ära ajab pada. Võtsin, kätaksin lugema, 104 tuli kokku, pluss veel need lisa boonus 15 retsepti, eks ole. Ja siis ütleb tütarlaps mulle, 70 sa teadsid. No ma plaanisin 70, aga nagu alati tuleb rohkem. Ja ühesõnaga see läks üle kätte nagu pärmitainas, eks ole meil jah. Nii et jah, ja see on tõesti üks väga praktiline aiatarkuste ja nõuannete raamat, kus on siis kuude kaupa ja kõik võimalikud aias vajalikud tegemised üles märgitud. Aga see on kogunenud nii-öelda minu pikaaegniku elu jooksul pluss kõikide tuttavate küsimuste põhjal. Et see ei ole kindlasti mitte täielik tööde loetelu, aga ta ei peagi täielik olema. Nii et see on lihtsalt nii-öelda meie elustiili aegade põhjal kokku pandud. Ja peale selle, et ta on nii-öelda nõuannete raamat, on ta üleüldse igasuguste erinevate aiaelu tahkude esiletõstmise raamat. Sest aed, see ei ole kindlasti mitte ainult rohimine, aiandus ei ole orjandus, aed on ikka puhas rõõm. Et ega siis muidu ei ole raamatu pealkiri ka, et aiast sajab saia, see on ikka lust ja lõbu, eks ju. See oli eesmärk küll, et me näitaks just, et aias on tore olla, seda nautida. Ja natuke midagi tuleb teha, aga põhimõtteliselt tuleb nautida. Ja, just nimelt, eks ole. Ja ütleme, et on ikkagi natuke juturaamat ka, eriti need kuude meeleoludesse sissevaated, et võib täitsa õhtuluneil ka tarbida lugemiseks ainult, isegi kohe ta ei ole. Ja siis natuke on ta ka käsitöö ja loovate lahenduste raamat, sest minu nimi on ju ka pealkiri või seal kaanel, eks ole, ja siis ilma käsitööd ikka ei pääse päris. Ja Jersiks torgi on ta ikka veel reisiraamat, sest me käisime reisil, kes õige mitmel reisil ja me reisisime teiste inimeste aedadesse. Need olid väga uhked ja toredad reisid ja väga silmi avardavad. Nii et, aga näiteks natuke aja pärast ma räägime täpsemalt veel. Ja aga kui nüüd hakata sellest, et kuidas algus Ihka ütles, et kui kõik algusest peale ära rääkida, kuidas läks, eks ole, siis peab alustama algusest. Ja vot palun, Liia, nüüd sina meenuta, kuidas see alguse sai, nii et. See algas, ütleme 5 aastat tagasi see lugu. Ma leidsin Soomest ühe väga ägeda rootsikeelse elustiiliraamatu tõesti. Mulle meeldis, et seal ei olnud nagu mida väga peab tegema, vaid seal oli natuke retsepte ja seal oli põhiliselt sellised lauaksed ja aia nautimiskohad. Ma siiani leian, et meil võiks ka raamatus neid isegi veel rohkem olla. Et mul on näiteks aias 3 kohta, kus ma kohvi naudin või kus ma veini joon või mida iganes. Et vot need võlusid mind seal oli küll kasvuhoones see aed tehtud ja kus iganes. Ja siis selle raamatuga
ma natuke kasutasin seda ise ja lugesin ja leidsin praktilisi nippe ja siis ma läksin Siire juurde, et kuule, Siire, me võiks ka sellise raamatu teha, et kus on minult mõni retsept ja sinult on mingid nippe ja nõuandeid ja siis ikkagi, et oleks neid hästi palju ilusaid laudu aias, kus istuda ja toitu nautida. Ja Siire tegelikult ega ta väga ei nakatunud selle ideega. Ütlegi kohe üldse ei nakatunud alguses. Et minu meelest oli see tõesti nii, et kõik need aiaalased teadmised ja nagu tarkused, no need tundusid mulle selle raamatu vaates niimoodi, et see eeskujuks Liia pakkus, et mulle tundus, et see on Eestis siin nii iseenesest mõistetavad, et kõik seda oskavad, mis asja me sellest siis kirjutame, eks ole. Aga noh, ühesõnaga aeg läks edasi ja siis mul on siin natuke mähkmeid ka pandud, et ma päris kuusse ei paneks, eks ole. Ja mina pidin kogu aeg Siina raamatusse mähkmeid tegema, sest Siire ei olnud nõus tegema oma raamatut. Ei olnud nõus jah tegema oma raamatut. Aga ja noh, minul ei ole ka ühtegi aiaalast diplomit ja siis ma mõtlesin, no mismoodi ma lähen siis teisi inimesi õpetama. Aga tasapisi Liia ikka iga kord, kui tal jälle oli aias vaja midagi teha, jälle ta küsis, kuule, mis ma nüüd teen? Kas ma nüüd juba hakkan väetist panema? Kui palju ma panen? Kas ma lõikan need ära? Kas ma neid ei lõika? Mis ma nendega teen? Ühesõnaga neid küsimusi oli nii palju ja mitte ainult tema. Et see muidu uuristas nagu minu siukse vastupanu seina sisse auku. Ja siis üks minu klassiõde, keda täna vist ei ole siin, Eevat, ütles, et ta pidi pika päeva tööl olema. Temal on Männikul täiesti liiva peal aed, mille me siis koos kujundasime niimoodi, sest ta ei olnud ka rohkem kui vanaema aias kunagi karusmarju korjanud ja siis korteris elanud. Ja siis ta ütles, et kuule, tegelikult on ikka niimoodi, et mis sest, et sul ei ole diplomid, aga sul on teadmised ja sul on see, et kui sa nagu sõbranna või nagu naabrinaine räägid, et see on nii normaalne, et ma ei taha neid tarku artikleid kuulata ja need on nagu siuksed käsulauad, et mul on kogu aeg siuke tunne, et ma pean valvel seisangu võtma ja siis kogu aeg õudne oht on eksida ka veel, eks ole. Et see on nagu palju inimlikum ja võt kuidagi lõpuks siis ma andsin järgi. No ja kui me siis lõpuks kokku leppisime, siis läks ikka tegelikult asi väga segaseks. Et noh, mida panna ja mida mitte panna, eks ole. See oli nagu tõesti nagu selle struktuuri paika saamine oli väga-väga keeruline. Sest minu meelest oli see hullem kui Liia Pärmi-Tainast, see no nagu voolas üle kogu aeg. Oli ju, õune oli vahepeal, oli. Aga ma tahan nii palju vahele öelda, et tegelikult mis Siiret hästi sütitas seda raamatut tegema oli see, et vahepeal tegelikult mina pidin oma emalt aia üle võtma. Et muidu oli ikka nii, et ema muudkui hommikust õhtuni oli aias ja mina pigem istusin seal ikka jõin kohvi ja. Aga üks hetk ema ütles, et enam ei jaksa. Ja siis ma läksin aeda ja vaatasin selle pilguga, et nii, kas ma nüüd olen siis selle aiaga rahul ja ei olnud. Sest anname aru, et emaaegsed aiad olid hoopis nagu teistmoodi, nad olid ikkagi hästi praktilised, ta võttis alati kuskilt, ma ei tea, mingid saialilled pani kuskile ja kõik oli läbisegi ja mitte mingit stiili ei olnud, et oli väga armas muidugi, aga ühesõnaga ma ei olnud sellega rahul ja siis ma ei tea, kuidas sa Siire mul appi tulid, ma ei tea. Siis Siire oli mul lihtsalt külas ja ma just kurtsin talle seda. Jah, sa kurtsid. Ja siis ta tuli ükskord tõesti labida ja kummikutega. Okei, labida tuli minu. Ei, kullakene, sa ikka mäletad valesti. Me ükskord ikka käisime ilma labida ja kummikutega ka veel ringi ära, tegime pildid ja ma leidsin need pildid ka oma arvutist üles, aga raamatusse need ei läinud. Väga hea. Et noh, ühesõnaga pildistasime kõik ülesse ja et mis siis on ja mida võiks olla. Ikka pool aastat läks aega. Liia oli mõnest asjast keeruline ka lahti lasta, eks ole. Ja, et kui ma ütlesin, et need asjad tuleb välja võtta, et õhku ja ruumi saaks, siis öelda, ega talle kohe küll ei meeldi. Ma olen ju sõnniproua, et saared tulevad esimesena. Aga lõpuks me saime ja tõepoolest me tegime selle suure püsikute istutusala, tegime niimoodi, et järgmine prožektorite valge. Kell 11 lõpetasime, Andres vedas meile mingid prožektorid sinna elektriga kohale ja järgmine hommik tuli lumi. Ja mina istutasin sinna peenrasse ka selle sinu istutuskühvli
mis kahjuks ei võtnud talvel juuri alla. Kevadel leidsid sa selle üles ja ta ei olnud idane maganud, nii et ühesõnaga läks niimoodi hästi. Ja siis selle esipeetla tegime viimasena, eks ole. Aga tänu sellele, nagu ma julgesin Siire käest ka küsida, ma sellepärast selgitan asja, et ega ma muidu ei pommita niimoodi sõbrannasid kogu aeg. Aga kuna tema aitas mind seal, siis tekkis usaldusisik. Vot, ja noh, siis tõesti niimoodi, et muudatusi tuli muidugi raamatus viimase hetkeni. Tõesti üks päev enne trükki minekut tuli vaja veel 12 lehekülge juurde saada. Ei, 16 Voogen. Ei oota, minul oli vaja 14 tekitada juurde ja Aina võttis 12. Täit oli tarvis 16. Ja, vabandust, näed, juba hakkame reaalsust muutma. Aga noh, ühesõnaga, see kõlab veel õudsemini. Nii et minu ema, kes oli sellel hetkel oli meie juures, küsis nädalas iga hommik, kas nüüd on selle raamatuga kõik ja mina ütlesin, ei ole. Et see oli tõesti nagu keeruline ja ta oligi keeruline teha, sest et nagu Eha on siin. Olen Eha, väga armas. Eha luges seda ja tegi mulle hädakõne esimese mingi jupi järgi, ütles, ma ei saa midagi aru, mis siit tulemas on. Tema siis otsustas, et see pilt raamatust on küll ainult minu peas ja eks ta vist sellel hetkel oli ka, nii et meie superkujundaja Aila sai õnneks nagu jupphaaval sellega paberile. Ja noh, praegu vaatan, nii pidi olema, eks ole. Aga ega ta oli keeruline jah niimoodi, et Eha tõesti nägi vaeva, aga ta oli väga mobiilne niimoodi, et mina ei tõutas. Noh, läks lõpuks ikka kiireks. Ma vabandan kõigi ees, kelle ees läks kiireks, aga ütleme niimoodi, et mul oli ka kiire. Seik oli vastu seina ja Aila ees oli süümepiinad peal tükk aega, tänaseks on üle neid. Aga siis ongi jah, niimoodi, et nüüd on see raamat valmis ja ta on siis nii-öelda kuude kaupa jookseb ja keskel on üks eraldi plokk nende aiakülaskäikudega. Et nende kuude kaupa saab siis lugeda sellist kuust kuusse nii-öelda meie meeleolusid, mis aias toimub, mis üldse looduses toimub, sest noh, meil on see suur väärtus, et meil on 4 aasta aega. Mida alati riivab kõrva, kui inimesed ütlevad, et aiahooaeg, noh umbes, et märtsis hakkavad aedliku rõõmupäevad ja siis septembris, nüüd tuleb sügis. Noh, mis see nii tore tuleb, sest siis kõik särab ja iga põõsast, kellel on lehk üles, mõtleb, et tema on see kõige säravam lill, eks ole. Et noh, midagi ei lõppe ära siis, kui september tuleb. Et ikkagi aasta ringi on meil aedu ja on ka võimalusi nautida seda, et seda oleme tahtnud hästi palju raamatus rõhutada, et meil on väärtus, mida nagu aasta ringi nautida. Et no meie aegki on niimoodi, meie aialugu on ka siin sees, minu abikaasa Ott ütleb ikka igal talvel korduvalt vaatab seda suurt lumevaipa ja kõrgeid mäinte, ütleb, et vaat nüüd on meie aeg tõeliselt ilus. Ja mina mõtlen iga kord, et mis ma siis suvel ikka pingutan. Aga ta on ilus, et ta on lihtsalt teistsugune ja see vaheldus ja see loodusega koos elamine, see ongi meie elustiil, mis siit raamatust igal sammul peaaegu välja paistab. Nii et jah, seda ma tahaks tõesti rõhutada, eks ole, et see, kui paljudel seostub aed külvamise, rohimise, kaevamisega, noh üks vaeg ja risteviletsus, eks ole, siis see ei ole niimoodi. Et aga noh, mina tõesti, ma olen nagu väga laisk aednik ja minu moto on see, et ma teen kiiresti kõige vajalikuma tööd ära, et on aiarahule. Et ei ole vaja kogu aeg siblida igal pool, kõik ei pea ka õudselt korras olema. Et me käisime ühes toredas portselaniaias, eks ole, Muhumaal, mis on siin lugu sees, Riima portselaniaed ja Riima rääkis nii vahvalt seda, et jalutasime seal tema uhkete peenade vahel ja siis ta ütles, et noh, võilill. Ilus rammus, eks ole, las ta õitseb ja teate, et see on nagu teraapiliselt mõjub nii vabastavalt tema aiakülalistele, kui nad näevad seda võilille. Et nad nagu kohe näeb, kuidas inimestel nagu
koorem langeb õlgadelt, et noh, ei pea olema ideaalne, las see võili lõitseb. Ja siis tema 2 kass, kes seal päikselaigus kogu aeg magas, eks ole. Ütles, et ta arvab, et see igal juhul on nagu rohkem väärt või kui ta vabastab inimesi rohkem, äkki võetakse mõni unevogutablett pähe. Stressi maandav on see võilill ja 2 kass tema aias küll. Ja nii ta ongi, eks ole, et noh, üks aiaga koos olemise rõõme on ka see, nagu Liia ütles, see väljas söömine, joomine, et noh, ma ei tea, sinu hommik hakkab ka kohviga aias mingid, eks ju. Ma mäletan, et üks suvi oli nii, et mu mees, ma ei lubanud teda enne kalale, kui minu hommikukohvi terrass valmis ei saa. Halloo, ta seal taga on. Ja siis see muidugi sai 2 päevaga valmis, sest oli vaja Norra kalale minna. Aga mul on jah selles, et vaata aed on nii, et mul on tegelikult väike aed. Ja siis päike ju on eri kellaaegadel eri kohas ja hommikul päikest mul ei ole maja ees, kus ma armastan väga olla. Ja siis tuligi see sama väike terrass teha hommikukohvi jaoks sinna maja taha. Seda sa naudid, eks ole, nii et sellest me oleme kõik kuulnud, see on ka raamatus ja tõesti Liia rõhutab seda alati, et tal on need oma lemmikkohad, et ta käib nagu kuhu siis koos päiksega või kuidas talle meeldib, eks ole, niimoodi, et minul nii täpselt ei ole, ma mõnikord võtan lihtsalt omale padja tagumiku alla, lähen sinna, kus hea on, et seal võib-olla ei olegi pinki, aga vahet ei ole, eks ole. Mul peab olema laud, kus mul mahub ajaleht, kohvitass, võileib, selleks peab koht olema, ma ei saa neid kõiki kätte, et ajaleht, ei saa lugeda, käies lugeda. Ma võtan vahel pange sellist panen tagurpidi, istun selle peal, lihtsalt vaatan, kuidas lavendel on mesilasi täis ja lihtsalt jälgi, nii et ma jätan ajalehe tuppa. Aga jah, et see ikkagi nagu see söömine, joomine, see aias olemine, värskes õhus on nii tore. Ja Liia retseptid on küll selle raamat tõesti kullaterad, sest et ta on need väga spetsiifiliselt kokku pannud. Ja noh, mina arvan, et see, mis meie aedades kasvab, see lähitoit, et see on nagu nii suur väärtus, kui nüüd Liia käis kaugel reisil ära, nüüd ta väärtustab seda rohkem, räägib ise, palun. See lähitoit ja need esimesed maasikad. Ja mina käisin alles Ameerikas ja käisin seal väliseestlastele rääkima Eesti köögist ja rõhutasin neile, et Eesti toit on kõik see, mida annab meile meri, mets ja maa. Ja meil on 4 aastaaega. Ja noh, ma pean ütlema, et ma enne ise ka ei adunud seda nii teravalt ja tugevalt kui peale seda reisi, sest Ameerikas on ju maasikad ja mustikad ja sparglid ja kogu aeg olemas, absoluutselt, mille poodi osta. Aga nad ei maitse kunagi mitte nii nagu meie eestimaine maasikas või meie Eesti oma mari, kas või sõstar tikker. Ma tean, väliseestlased tulid just küsima, et tikritest sa ei räägi üldse, on ju, et tegelikult neil on need lapsepõlve emotsioonid olemas, aga ei saa neid Ameerikas. Ja miks ma seda nüüd ütlesin, ma ei teagi. No see on see, mida sa rääkisid mulle reisilt tulles esimese hooga, et kuidas sa nüüd sa ise ka imestasid selle üle. Siis tuligi sellest minu jutust ka seal välja, et eestlastel on põhiline, kuidas me ootame seda karulauku ja siis ootame rabarberit ja siis ootame maasikat ja siis ootame vaarikaid ja oma õunu, ploomi, kirse. Need on kõik nii erilised, et siis ma saingi aru, et meie elu ongi suur ootus, aga lihtsalt need maitsed on ka seda väärt, et oodata. Aga ikkagi naudime ka seda, sest et noh, kui on ikka tomati aeg, et minul on selline kogemus, et no Kristeli rõdu peal me käisime, appi niisugused tomatid olid, suu ette jooksma siiamaani. Aga minu jutatädi on, kes kasvatab tomateid ja siis augustis on neid ju nii palju, eks ole. Ja ükskord me hakkasime minema Soome sõpradele külla ja ta oli just vahetult toonud kausitäie tomateid. No mis me teeme? Me tuleme nädala pärast, need on nagu läbi. Võtsime kaasa. Me ei ole iialgi põremat sooleleiva kinki viinud kui need tomatid. Inimesed olid nii õnnelikud, nad räägivad veel 20 aastat hiljem ka sellest tomatitest, sest need olid nagu päris. Need olid nagu kodus kunagi. Et noh, see ongi see, millega me oleme vist ära harjunud, eks ole. Et noh, Liia retsepti kogust, mis siia raamatusse on saanud, paistab ikkagi seesama luksuslik elustiil, et lähedalt võtta oma toitu. See on väärtus, mida me peame uhkelt nagu tunnistama endale, nagu teadvustama, et see on väärtus, et no minu meelest on see suurepärane, et sa need asjad siia oled lähedalt kõik kokku korjanud.
nagu me ütlesime, seda raamatut me tegime paar aastat, peas tiksus ta mitu, võib-olla aastake on ju, aga me tegime seda sõna otseses mõttes 2 aastat. Ja see oli minu suurepärane, sest ma sain oma retsepte hakatagi pihta aprillist ja lõpetades siis järgmise aasta märtsiga. Ja vot tänu sellele on kõik, mis aiast, Siire ütles ka, et ma räägiks, kust need ideed tulid, et kui sa vaatadki oma aias ringi, nüüd tuleb, ongi parajasti rabarber, tulid rabarberikoogid, oli umbrohi, oli nõges, tuli nõgese tee. Siis nurmenuku tõitsesid, tuli nurmenuku tee. Ja mis mulle meeldis, Siire ütles, et aga tema teeb mustsõst või vaarika ja mustsõstra vartest teed. Et kui ta need oksad maha lõikab, siis ta nendest teed. Nii et paljud ideed tulid ka tegelikult tänu Siirele. Siis ma kohe keelsin selle tee ja pildistasin ära. Et see on tegelikult suurepärane, kui sa saad tõesti vaadatagi, mis parajasti on see kuu ja nendega retsepte luua, et nii äge oli selles suhtes teha ka seda aiaraamatut. See oli jah, igatepidi tore, me pendeldasime neid, nüüd ma saan küll aru, et sa vist algusest panid pähe 70, et aga läks ikka nagu lappama, eks ole. Et võib-olla alguses oligi see mingi 70 meil kirjas, aga no igal juhul sai tuntuvalt rohkem, peaaegu 2 korda rohkem. Aga need on nagu nii vahvad, et mina mõtlen ka, et ega ma siin seda sireliõisi vaatan ikka nüüd juba rohkem kui toitu. Et ja võilille ka, et see rikub natukene ära selle, et kuidas öelda, selle välja kujunenud pildi, et peab jälle kohanema. Aga ikkagi on see nii vahva, nii et selline humoorikas ta siis sai ja nüüd ma tahan tagasi tulla selle keskmise osa juurde ehk siis nende aia külaskäikude juurde. Sest need olid kirsiks tordil ja need on suurepärased aiad, et alati tuli mul meelde see Vandersellide lugu, teate ju küll see, et kui istud oma ukse all, ei tea, mis sünnib kaugemal, kui sa pime, maailm on imeline ja aiad on. Nii põnev on saada teiste inimeste aeda sisse. Sest ega sinna väga palju ju ei lasta, eks ole, aiad on kinni, väravad on kinni, aga need aiad, kuhu me saime, no need on nagu fantastilised, et siin olen ma kirjutanud nendest nagu loona kasvamise. Need on kõik nii-öelda kusagilt lihvimata teemantidest välja kasvanud tänaseks kellegi paradiisiks, mis on igaüks oma näoga, igaüks oma pererahva jaoks see kõige parem paik ja just sellisena nad on minu meelest nagu hästi inspireerivad, et noh, ongi niimoodi, et kuskil teine ütleb, et mina nii ei teeks, ka ei peagi ju tegema, see oleks ilmatu iga, kui meil kõik oleks ühtemoodi. Et see just ongi see suur väärtus, et meil on nii erinevaid aedasid, nii erinevaid nägemusi, nii erinevaid soove, et jah, no siis lugege, need lood on seda väärt, et nii-öelda minna mõttes sinna aeda kaasa. Muideks ma oleks tahtnud küll neid pilte rohkem panna, aga ma ei teadnud Reelika, et me võime neid poogneid muudkui juurde küsida. Ega vist nii hästi ka ei olnud tegelikult. No Aila pani alguses Lunima Reelikaid. Alguses Aila pani ikka rohkem neid piltes, võttis tagasi, ütles, et ei mahu ära. Aga siis need, jah, no läks nagu läks, eks ole, ütleme nii, et nüüd on hilja midagi muuta, head niigi läks. Et aga no meie loodame küll, et me nendesse kõikidesse aedadesse tohib ikka veel külla minna. Et me oleme, kuidas öelda, käinud, me oleme näinud, me oleme nautinud seda külalislahkust, me oleme vaadanud neid vaateid, me oleme hoomanud seda töömahtu, mis on kohati õudne. Aga see, mis inimesed on teinud, see on muljet avaldav ja see ei ole kindlasti mingi kuidas öelda, läbilõid Eesti aedadest, seda kindlasti mitte, sest ega me ei otsinud väga erineva tüübiga aeda. Me otsisime selliseid, kus oleks need lood taga. Ja et julgustada teisi, et saab küll ja saab teha ühel või teisel või kolmandal viisil. Ja ka peaasi, et nagu leida see oma tee ja jääda selle juurde kinni, sest keegi ei saa öelda, et minu paradiis peab selline olema, sinu oma ka. Ja kui toredad need aiaomanikud olid, on ju? Väga südamlikult, nii et no meil küll igas aias, kus me käisime, 100 aia ka. Igal pool midagi pakuti, eks ju. Et no minu meelest oli see võrratu ringheis, nii et meil nende aedadega.
ja noh, nüüd ma arvan, et vist ongi tegelikult täiesti aeg võtta kätte ja vähemalt need, kus me külla saime, need rõõsad nüüd tänada ära ka kõik, eks ole, nii et hakkame siis peale. Margot, kes oli Põlvamaal, kas Margeri jõudis siia? Margeri tütar ei ole. Selle me saadame siis järgi. Tema Põlvamaalt ütles, et tal on tööaeg. Kristel. Nii. Kristeli rõduaed on siinsamas lähedal. Tõeline paradiis. Merekalda, väga tõeline. Ei kujuta ette, tuleb müslika meile kokku. Ja õunakooki. Nii, edasi tuleb Rehemäe rahvas, kus on Leana. Vot see on imeline aeg, Leana vanemate kodus, Leana teeb seda asja seal edasi. Ja siin on üks väga tore lugu, kuidas lambad said lahti ja paprikad ära sõid, eks ole. Ema-isa ei olnud nõus tulema pildile, aga Leanat panime sellest mitme pildi peale. Ja see on tõesti koht, mis on nii, et nagu maal vanaema juures. Kanad, lambad, paprikad, tomatid, muru ja hommikuti, pühapäeva hommikuti saab pannkooki. Edasi, Küllil. Küllil on fantastiline mereäärde paradiis. No selline, et võttis hingetuks, ausõna. Ja te ei kujuta ette, millise väikse loojangu ta meil organiseeris. Me lihtsalt vaatasime, suu ammu oli. See oli võrratu, aitäh sulle. Nii, edasi tuleb Anneli Südamete aed. Anneli olid ju siin juba ütlesid ja teate, see oli ka imeline aed. See lihtsalt on Põlvamaal ja Inglise aed Põlvamaal. No mina ei ole ausalt öeldes selliseid hortensiaid näinud, aga no... Ja siin saate teie ka mingi. Jaa, see on avatud aed, ainult Anneliga kokku leppida ja te saate kõike seda ilu oma silmaga näha, aga siit saate algusest juba natukene vaadata. Aitäh, et lubasid tulla ja aitäh, et me jälle võime tulla, on ju? Nii, ja siis on meil Tiina ja Aini aeg Muhumaal. No oli see vast üks rahuriik. Ma kohe ütlen, kui lähed sealt Muhumaa praami pealt maha ja siis sõidad mööda seda kiviteed lokkadi kohale, siis oled lõpuks jõudnud selline tunne, et sa oled Vanajumala selja taha jõudnud. Ja seal olidki nii mõnus, et ained süüa, tomatid olid sellised, et ma ei taha ka enam meenutada. Ma toon jälle. Nii, ja siis meil on, kas Erki on ka siin? Erki oli selline mees, kes aitas mul isiklikult tünne pooleks lõigata ja igasuguseid asju teha. Kui mul jäi nagu Helakaga tööoskusi väheks, siis Erki tuli appi. Nii et aitäh sulle. Kotisime raamatu ära ka, nii et. Ja teate, siis on üks aed, kus tõepoolest sadas saia. Ja korduvalt. Ega me ühe korraga ei saanud. No ikka 20 korda. Ene, tule palun siia. Aitäh, et sa meid oma imelisse aeda lubasid, et mitte iga ühe aed ei ole esikaanel. Aitäh. Väga armas aed ja ma loodan, et ükski sai sinna seemneks ei jääd, eks ole, sinna peenrasse saime kõik ette. Sa loodan, et jäigi. Nii, aga nüüd meil on selline tunne, et kui te tahate midagi küsida, me oleme valmis vastama. Nii et kas julgelt, kes tahab midagi küsida, siis me võime vastata. Kus sai raamatu pealkiri? Kust tuli raamatu pealkiri? Raamatu pealkiri oli niimoodi, et ega meil ei olnud raamatu pealkirja. Meil oli töö pealkiri.
oli aias 100 saia. Ja see lõpuks jäi kuidagi nii omaseks, et siis kui oli, no me ei suutnudki paremat midagi välja mõelda ja mina ikkagi hoidsin sellest küülte ja hammaste kindlasti, et no see on löö. Esiteks on nagu aed, söök ja tegevus, kõik on ühes lauses kirjas, eks ole. Ja sealt ta tuligi, nii ta lõpuks jäi. Ja viimase hetkeni vaidlesime vist, et kas aias 100 või aias 100. Otsustasin oleviku kasuks, et 100 ja jääski 100. Seal võib ju jäädagi 100. Sai ju ikka vahel 100. Nii. Ja Tiina, sa oled meil käinud, meie aias kõik on said, eks. Nii, kes tahab veel midagi küsida? Küsige julgelt, kes miskit huvitab. Ma tahtsin küsida, et sedasama, mida te praegu just rääkisite, et ma ütlesin Pillele, et see on akronüüm, aias 100 saia. Kui oleks 100, praegu on 100. Aga kui on 100, siis ei ole akronüüm. Me panime just olevikku, sest mõtlesime, et muidu jääb siuke tunne, et ühe korra 100 sära ja kogu pidu on läbi. Aga aed on ikka selline kestev asi ja aia nautimine ka kestev saab. No jah, iga lihtsalt ei puued saiad. Täna sajab jälle saiu, mis täna küll raamatupoes. Kui saiad saavad otsa liiade puued, nii et. Kuna Liiale ka küsimus. Kus sa Ameerikas käisid? Ma tegelikult lendasin Miamisse ja sealt läksin ka Liivi mere kruiisile, sest seal oli see väliseestlaste kokkutulek, kus ma rääkisin eesti keeles. Oli selge. Tänud. Uudishimu, jah. Ikka. Aga kui nüüd küsimusi ei ole, siis te saate süüa natukene karulaugu feeta võiet, karulauk muideks, mis kohe-kohe tuleb. Mul on küll eelmise aasta oma, aga teie jaoks sügavlimas võtsin. Ja seda mõnusa krõbeleivaga ja siis loomulikult neid samu kardemoni keerusaiakesi, mis esikannet sadasid. Nüüd saavad enam maiustada. Ma loodan väga, et see jagub kõikide. Kui ma praegu teid vaatan, siis mul hakkab kõhe, aga ma usun, et jagub. Tasuks kiirustada. Ma tegin suht väikese, siis ehk jagub paljudele. Ja loomulikult saab ju sealt saia süües ka meiega võstelda. Küsime, tule ülepist kinni või võtsid sellest killest nüüd ei ülegi vist. Aitäh teile! Aitäh!